Tšau barbekassad! Täna maitsen ma uusi maitseaineid ja ühte kastet ka. Ja jah, siin on ka kaks maitseainet, mis minu keelele võib-olla kõige sobivamad ei ole. Kõigepealt, kes näinud ei ole, kuulnud ei ole, siis Iisraelis on kohal kaalikaalapenjat on ja on palju. Veel on palju, sellepärast et esimese paari päevaga väga suur hävitustöö on toimunud ju selles laokoguses. Aga mis me täna teeme? Täna on meil 6 asja, siis 5 maitseainet, 1 kaste. Kõigepealt no shit. Ehk siis maitseaine, mis on sama tootja, kes teeb Good Shit'i, Chicken Shit, mis nüüd ka tagasi on. Ja selle, miks ta nimi nagu selline on see, et see on täiesti soolavaba nende sõna. Ja mis siis ikka, teeme aga purgi lahti ja hakkan ütlema, mis maitsega see on. No soolavaba on, hästi ürte täis nagu. Pipart on, aga hästi palju ürte. Lemon and pepper kana võiks sellega nagu jube hea olla. Et mingisugune tsitrus siit kuskilt tagant lööb, aga mitte väga tugevalt. Et ürte on seal kõvasti. Nii. Üks asi, mis tükk aega on laos ja ei ole üles saanud. Sucklebustersi Competition Barbecue Rub. Me oleme minu arust teinud sellega ühe retsepti ka juba. Martiniga mingi aeg. Nii. See on nüüd nõksa ootamatu isegi. Et ta ei ole üldse... Ma mõtlesin, see on magus, aga ta on mingisugune balanss soolast magusest. Kerge kikk. See tundub päris hea kusjuures. Juures sõber Keri, kes on siis, ma ei tea, mitmekordne Euroopa meister 3 vist, kasutab ohtralt Sucklebustersit võistlustel. Üks asi, mida ma olen oodanud, on Plowboysi Bovine Bold. Ja see on siis veise maitseaine nendelt ja seda tohutult on kiidetud, et ma tegin kõvasti taustauuringut ja see on tohutult kiidusõnu saanud. Ja nüüd ma proovin ta ära. Vau! Nüüd veel kerge kikk tuleb tagant. Okei. Ma olen üllatunud väga positiivselt. Soolane, õrnalt magus. Siis on üks nagu lisamaitse siin. Oi, nüüd mul läks lõhkuma, see kurb siin käes. See lõhnab põrgulikult hästi veel kõige lisaks. Ja kõige lõpuks tuleb väike kikk ka, et siin on küll suur lehmapilt peal, aga mul on suur tahtmine ka sellega sealjaha proovida, sest et vau, see tõesti on maitsev ja nüüd ma saan aru, miks ta Kesk-Euroopas nii hästi liigub. Et nad ise ütlevad, et julge ja soolane nagu maitseaine veiselihale, aga siin on balanssi rohkem kui rubla eest, et see on väga muljet avaldav praegu.
et selline purk. Paneb mõtlema iseenda peale. On aeg kasted maitsta. See on siis sama tootja, seesama Plowboys, kes teeb siis seda Bovine Boldi ja tegelikult teile tuntud Sweet 180. Ja see on siis Kansas City Crossroads, et peaks ka olema ahaa, mu käest on küsitud, et kas kõik barbecue need kastmed peavad olema siis magusad või? See ei ole. See tõesti ei ole. Ja see on väga maitsev jälle. Plowboys nüüd on 2 laksu järjest pannud. Nende Yardbird on niikuinii väga hea. Ma mõtlesin ise, et see on segu nagu, aga see on valmis asi selliselt, et see tõepoolest ei ole magus barbecue kaste. Proovige ära, te üllatute. Good job! Nad ütlevad küll, et see on Kansas City style. Kansas City style on tegelikult magus. Aga nad ütlevad ka soolane Kansas City style barbecue kaste. Okei, piinakamber alati nüüd siis. Mul on 2 asja, mida ma ei ole proovinud veel. On siis kaukaber, Cosmos Cult. See on meil olnud enne ka sees, aga see on kaukaber hot. Mulle ei meeldi niisugused. Tahtsin mingit veise maitseainet. Kus oleks? Cosmo on tuntud mees mitte ainult barbecue maailmas, vaid tegelikult isegi rohkem steigi maailmas. Ja ta ise ütleb, et see on siis nagu siuke jube hea steigi peale panna niimoodi, et sa saad vähe laksu kuuma ka sisse. No, nendest chilidest rääkides. Et ma nuusutasin seda, maitsin, et oli päris jõhker viga praegu. Ma pean tegelikult lõõri korra puhtaks tegema. Jessus. Mis sa saad? See pole minu stiilis maitseaine esiteks. Küll on maitse väga meeldiv. Et siuke ühtlaselt soolane ja mõnus nagu jookseb. Siis kogu aeg selle, algus ei olnud nagu midagi, see maitse tuli enne ära. See oli väga maitsev ja siis tuli see papau nagu. Aga see papau nagu rullib nagu, et see on siuke. Aga tal on ürdid, värgid, jutud siin sees ja kuidagi hästi ühtlane maitse on. Nagu mõnusalt jookseb ja siis koos oma sõbra chillirulliga. Kellele meeldiks proovida vürtsikat veiseliha, siis see on sinu teema. Küll ma pakun, et see võiks ka vürtsika kana puhul teema olla, sest seal on mingid ürdid sees ja asid, nagu see tõesti on nagu maitsev. Okei. Meat Church ja Holy Voodoo on viimaseks. Et see Cahooni teema, et ma olen edasi lükanud selle asja kasutamist, aga olin targem ja hinganud kõvasti sisse. Cahooni maitseaine lõhn on, ürdid paistavad. Miks ma teen seda endaga? See on minu jaoks esimene laks, mis pähe tuleb, on kana kohe.
et see maitse ise on väga hea. Ja siis kellele meeldib kanakikiga, siis tadaa, et Matt ise on teinud ka päris mitu retsepti sellega, ma olen vaadanud, kus on see kana juures. Aga nüüd jookseb mul keel täitsa. Aga hitt minu jaoks on praegu see. Ja sel neljapäeval tuleb meil välja siis suure brisketi retsept. Ja seal teiseks oli mul Holy Cow oli maitseaineks, 9 neist. See oli ka väga maitsev seal peal, kuid alternatiivina võiks täitsa seda Bovine Boldi proovida. Ja seda Bovine Boldi ma prooviks üldiselt ka teiste lihade peal üldse. Vot nii. Aga maitseained on Avalum nüüd erinevaid laos. Proovige ära ja hakkame küpsetama. Suvi on kohe kohal.